Tere kõigile! Olen siis Ragnar Saage, Tartu Ülikooli arheoloogia teadur. Ja täna räägime siis, mida võib teada saada siis, kui teha destruktiivseid analüüsi rauapätsidest. Ma panin siia juurde veel, et need on uudised rauasulatuse kõrgajast Eestis. Ja ega me päris täpselt ei tea, mis konkreetsest ajahetkest kõik need pätsid veel pärit on, aga meil võiks olla üsna hästi selge see, et millal see rauasulatuse kõrgaeg on. Tegemist on siis minu projektiga Eesti rauametallurgia kõrgaeg ja hääbumine 12. kuni 14. sajandil ja seda siis rahastab siiamaani Postimehe fondi Noor Eesti teadusgrant. Mul on nüüd aasta selja taga ja 2 aastat on veel minna. Nii et põhimõtteliselt see on veidi nagu kokkuvõte sellest, mida me nagu 1 aastaga teada oleme saanud. Täna siis tuleb juttu 3 asjast, et esiteks, et mis toimub rauasulatusahjus ja natukene nendest mõistetest siis selliste praktiliste näidetega. Siis ma annan ülevaate sellest, et mida varasem uurimistöö on meile teadmiste pagasisse juurde andnud ja siis mida konkreetselt on see pätside viilutamine juurde andnud. Ma nimetan seda viilutamist ja kohati teen seda jälle üle võib-olla natuke nagu nalja, aga see destruktiivne analüüs on selles mõttes nagu tõsine asi, et iga kord peab mõtlema, kas seda asja on mõtet katki lõigata, kas see asi infoväärtus kaalub üles selle, et me lõhume selle asja igaveseks ära. Raua puhul ja eriti selliste küllalt nagu näotute pätside puhul on see info hulk nagu nii palju suurem kui võib-olla nende see nagu esteetiline nagu välimus. Et selles mõttes need on nagu eseme liik, mille siis nagu destruktiivne uurimine on üldjuhul nagu paljude inimeste poolt heaks kiidetud. Nii. Ma alustan sellega, et ma teen oma mudeli sellest, et mis toimub rauasulatusahjus. Ja see konkreetne skeem on siis tehtud eelmisel suvel Saulas rauasulatuse eksperimendi käigus üles ehitatud ahjust. Ma tegin sellest 3D mudeli ja ma lõikasin selle 3D mudeli pooleks. Nii et see on nagu päris mõõtmetega rauasulatusahi. Meil ei ole siin praegu skaalat peal, aga see ahi oli 80 sentimeetrit kõrge. Ja esimene asi, mida ma mainin, on siis rauasulatusahju juhib õhku õhutuslöörik. Seda võib teha ka teistmoodi, aga õhutuslöörik on siis see osa siin, mis lõõtsast tuleva õhu juhib ahju sisemusse. See on väga, kuidas öelda, see ala siin saab väga kõrget kuumust. Kui sa juhid siia, paned siia metalltoru, siis see metalltoru saab ühe rauasulatusega läheb nii palju lühemaks, kui palju, ütleme, kuskil see rauasulatusahjust ulatub välja. Nii et teha see asi savist on nagu väga mõistlik. Ja Saulas meie tegime siis sellise õhutuslööriku, üsna suur tellis. See on siis pigem nagu Eesti leitud õhutuslöörikutest pigem sinna nagu suuremate kanti läheb. Ja siis mulle on viimasel ajal hakanud meeldima ka rauasulatusahjudele nägu pähe teha. See kuidagi tekitab siukse isiklikuma suhte selle iga nagu rauasulatusega. Ja siis see õhutuslöörik on nagu loomulik koht, kus on selle ahju nagu
suu ja siis, kui sa pärast rauasulatuse oled ära lõpetanud ja tahad sealt seda ahju välja võtta ja seda õhutuslöörikut ära lõhud, siis justkui nagu see rauasulatusahi sülitab sulle nagu raua välja. Ja meie õhutuslöörik siis sulatuskatsel, ta on umbes mingi 15 sentimeetrit sealt ahju põhjast, et sinna läheb see nagu põhiosa. Ja siin on siis näha, mis sellest õhutuslöörikust järgi jääb selle temperatuuriga. Tagumine osa läks katki lihtsalt seda välja sikutades, sellepärast et see on põletamata selline nagu tellis, seal on lihtsalt auk sees. Nädal aega kuivas enne seda ja see pihtidega kinni võttes ta lihtsalt pudenes laiali. Küll aga see esimene osa on mõnusalt ära sulanud umbes samamoodi, nagu meil on arheoloogilised näited. Mul on see õhutuslöörik kaasas ka. Saadan ta äkki komplektselt teele. Saate seda vaadata. Kõik saavad käed mustaks teha. Ehk siis ta läks pooleks selle nagu väljavõtmise käigus. Siis teine oluline komponent rauasulatuse juures on ahjust välja lastud šlakk. See on siis, siin on niisugune šlaki väljalaskmise ava. Meie panime ühe pulga sinna sellel ajal, kui me ahju ehitasime, pärast võtsime pulga ära ja sai löödud rauast vardaga see nii-öelda viimane ots sealt läbi. Ma siis näitan, kuidas meil suvel see šlakk voolas. Natukene on seal niisugust targutamist ja siis läheb asjaks ka. Et sellele hetkel on juba paar korda šlakki välja lastud ja praegu on sinna asemele pandud niisugune punn lihtsalt, mis on savist ja õlgedest nagu kokku mätsitud. Ja loomulikult see natukene hangub alati sinna ära, sellest peab ennast läbi lööma. Jah, meil oli siis 2 ava ja see on siis nendest avadest ülemine, ehk siis kõrgem ava. Umbes 10 sentimeetrit ahju põhjast. Ja selline laavataoline ollus siis tuleb rauasulatusahjust välja. See on väga vajalik selle jaoks, et need rauaosakesed, mis on maagist taandunud, saaksid seal omavahel kokku minna, et ta jälle ei oksudeeruks ära. Et siuke mõnus vedel keefirilaadne šlakk tundub siuke hädavajalik komponent selleks, et seda rauda saaks sulatada, aga teda ei tohi ahjus olla nii palju, et ta hakkab seda õhutuslöörikut ummistama, siis see on juba nagu liiga kõrgele see lastud. Siis see asi, mis siia ahju põhja jääb, seda on nimetatud näiteks käsnrauaks, nii et, või siis toorraud. Toorraud on tavaliselt siis juba, kui ta on nagu, võib-olla natukene nagu on nagu pihta löödud. Ja meie ahjus oligi ta seal täpselt keskel, erinevatel katsetel mõnikord ta jääb natuke nagu erinevasse kohta. Siin näete siis Fiskarsi labidat, millega see ahju põhjast on lahti kangutatud. Ja meil oli ta päris nagu siuke konkreetne tükk. Ja see esialgne kuju andmine, nii nagu meil see tuli, see on nagu päris loomulik, et sa annad talle 4-kandilise kuju. Et ma lasen selle rauaga ringi käima.
me tegime ta neljakandiliseks, lõime pooleks ja siis seda ühte tükki on veel pärast sepistatud. Etteruttavalt võib öelda, tegemist ei ole kõige paremini õnnestunud rauaga, ta on liiga kõrge fosforisisaldusega ja meil oli päris raske teda sepistada. Ehk siis meil oli suhteliselt hea nagu saagikus, me saime palju rauda sellest ahjust või maagist kätte, 3,2 kilo on nagu hea tulemus, aga seda rauda nagu töödeldes me nägime, et nagu ta oli üsna nagu rabe. Ehk siis midagi läks meil õigesti selle eksperimendi ajal, võib-olla oli meil liiga kõrge temperatuur, võib-olla peaks proovima mingeid teisi maake veel juurde panna, et seda fosforisisaldust sealt seest allapoole saaks. Tõenäoliselt sellist rauda, me ei tea, kas ta nagu terves ulatuses on kõik nagu väga kõrge fosforisisaldusega, see võib ka seal sees kõikuda, et me ikkagi kunagi tõenäoliselt proovime midagi nagu edasi teha, võib-olla kõrgemal temperatuuril, aga vist nagu lihtsam oleks uus katse teha. Nii, siis järgmine asi, rauamaak. Meil oli siis selline näkiallika rauamaak, nägi väga ilus ja sümpaatne välja, aga võib-olla on natukene liiga suure fosforisisaldusega. Mis see rauamaak on? Ta on põhimõtteliselt raudoksiid pluss mingid erinevad elemendid, räni ja muud kraami võib seal sees olla. Selles on mangaani ka natukene. See on siis selle purustamine enne ahju panekut. Nii. Ja siis ülejäänud asjad, puusüsi, kivid ja lõõts on kõigile arusaadav. Nii, mida me teame Eestis rauasulatusest? Meil on üks raamat Eestis ilmunud Rauavägi või Power of Iron. Jüri Peets on selle autor ja seal on väga hea ülevaade sellest, mis 2003. aastani oli rauasulatusest teada ja põhiliselt siis Jüri enda ekspeditsioonide tulemused ja metallograafilised analüüsid leidudest. Ja millised need tõendid kohalikust rauasulatusest võivad välja näha, et nad võivad olla lihtsalt rauasulatusahjude põhjad ja paraku selline rauasulatusahi, nagu ma seal nagu skeemi peal näitasin, kui sinna kohale ei tee mingit varikatust ja nagu sa ei kaitse seda ilmastiku eest, siis temast ei jäägi väga midagi muud järgi kui see siuke nagu mingi nagu põhjaosa. Ja siis selle info põhjal on olnud võimalik ka siis erinevaid viise tuvastada, et kas nad on teinud neid rauasulatusahje siis veidi nagu künka peale või sileda maa peale, lihtsalt kaevanud sinna augud. Rauasulatuskatse ajal juhtus meil selline asi, et me tegime umbes seda tüüpi ahju, tegime selle ava kõige viimane šlaki väljalase enne seda, kui me ahju nii-öelda lasksime või ahju lahti lõhkusime, oli niimoodi, et siin siis Ants Kari, üks eksperimendis osalenutest, oli alguses jalgupidi siin sees ja siis toksis seda korki sealt eest ära, siis natuke oli asend oli vale, võttis jala välja, siis lõi edasi ja siis siit purskas šlakk nagu välja niimoodi, et ta lendas siia tagumisse seina välja. Oh, oleks jalad seal olnud. Oleks siin. Väga ei tahaks nii sulle. Ja proovida edasi tagasi. Sa oled hästi põlma pole näinud, jah? Turtsu. Ei tahaks nagu siia ette jääda. Aru saada? No äkki hakkad mõtlema, et see auk ei ole äkki nii hea, et seal istumiseks. Niimoodi, et see tõenäoliselt ei olnud see koht, kus keegi tööd tegi, vaid see oli see koht, kuhu lasti seda šlakki, võib-olla kaabiti sinna seda mingit sütti asja, et saaks nagu eest ära selle. Et selles mõttes võib-olla see eksperiment andis väikese nagu sissevaate sellesse, et miks need augud seal kõrval head on.
jah. Ma eeldan, et nad jätsid slaki sinna ahju juurde, seda polnud mõtet ju ära viia, aga miks on ka sepikodade juures slakki? See sepikojas tekkiv šlakk võib olla tekkinud põhiliselt 2 protsessist, et seesama rauast päts on meil hästi suure šlaki sisaldusega ja kui sa võtad seda nii-öelda toorest rauda, sepistad, siis sul jääb päris palju sedasama šlakki tuleb selle pätsi seest välja, pluss siis veel see, mis on kõrge temperatuuriga, veel tuleb sinna raudoksiid ja veel sellest liivast, et seda nagu kasutatakse räbustina, et teda oleks parem kokku sepistada. Aga kui sa lihtsalt ainult sepistad niimoodi, et sul on nagu kangid, sa hakkad sepatööd tegema, siis samamoodi tekib šlakk, see on teistsugune. Ta ei ole nagu päris sama koostisega, et see nii-öelda vahe tegemine võiks olla sellega, et mida rohkem sul on nagu puhas raudoksiid, seda rohkem see asi on nagu seotud rauasulatusega, mida rohkem sul on igasuguseid muud sodi sinna juurde, siis tõenäoliselt seal on igast räbustit ja muud värki juures, see on nagu sepistamine. Siis eelnevalt rääkisime on ju nendest samadest lõõrikutest, et siin on näha siis milliseid lõõrikuid on välja tulnud arheoloogias, ehk siis samamoodi see osa, mis on ahjule lähedal olnud, see on ära põlenud, muutunud justkui keraamikaks. Nad võivad olla nagu erineva kujuga, mõned lõõrikud võivad olla nagu väiksemad, mõned suuremad nagu tellised. Ja siis meil on suured kuhjad šlakki. See on siis Jüri poolt välja kaevatud tõrise, üks šlaki kuhjadest. Ja siin on näha, et see need nagu kogused on tegelikult ju meeletud. Et kui te nägite seda kogust, mis tuli ühe rauasulatusahjuga või ühe sulatusega meil välja, see oli, me lasime 4 korda šlakki välja, et ütleme, et ta mingi sihuke paari kilone nagu ports nagu on, et need kogused Eestist on suured. Ja neid samu rauasulatuskohti on siis dateeritud. Mida see graafik praegu näitab, on see, et siin on ühel teljel kalendriaastad, siin on siis 50 enne Kristust kuni aasta 1600 ja see skaala siin näitab, et kui palju on mingisse kindlasse ajaperioodi jäävaid siis nagu dateeringuid. Ehk siis on võetud söeproov, saadetud see laborisse, saadud teada, et ta läheb siia vahemikku, siis kui neid on palju, siis see nii-öelda joon läheb siin nagu kõrgemaks. Ehk siis see on nagu kumulatiivne graafik kõikidest rauasulastuskohtadest Eestis, mis on üles leitud, proovistatud ja dateeritud, aga ainult selle radiosüsiniku meetodil. Aga see on päris hea nagu indikatsioon sellest, et mis siin toimunud on. Ma olen siin kasutanud põhiliselt siis Jüri Petsi dateeringuid, pluss veel siis mõned hilisemad, mis on juurde leitud. Need on tõenäoliselt sinu omad. Need on uuesti kalibreeritud 95% tõenäosusega ja siis ta viskab natuke otsasid nagu juurde. Yeah. Et, aga mida me siis näeme? Meil on olnud sihuke tubli rauatööstus Rooma rauaajal, paus. Natukene on viikingi aega juurde tulnud seoses paari kohaga, mis on siis Tõdva ja aga ka Jüri enda kaevamistel osad need suured kohad nagu Tuiu natukene ulatuvad sinna. Jah, need jah, nii et selles mõttes meil on viikingiaegne rauasulatus, töötas, toimetas, aga tundub, et see ei olnud võib-olla see päris nagu kõrgaeg siis võiks olla see, kus meil tekib mingi sihuke korralik tõus.
nüüd on ju oluline sündmus, muistne vabadusvõistlus või ristisõda, selle üle praegu ei vaidle, aga kui me paneme selle ristisõja lipukese siia püsti, siis ma sellele väga suurt tähelepanu ei pööraks, et siin on nagu paar rauasulatuskohta või võib-olla justkui nagu tundub nagu vähemaks jäänud. See võib olla ka niimoodi, et üks rauasulatuskoht sobitub siia, siia ja siia. See on natukene halb periood, mida radiosüsinikuga dateerida. Ma sellesse ei lasku, miks. Aga mida ma tahan öelda on see, et see Eesti inkorporeerimine lääne nagu sinna saksa kultuuriruumi otseselt ei lõpetanud seda rauasulatust ära ja see otseselt ei ole ka uudis. Me näeme, et see lõpp saabub seal 1350-1400 nagu vahel, kuskil sealt 1400 paiku. Kuidagi üsna nagu järsku kukub see ära. Üks nagu põhisüüdlane, mina arvan, on odav Rootsi raud või nagu mis siis suretas selle kohaliku rauasulatuse välja. Kui te tahate seda kuulata, siis te võite kuulata ühte mu teist loengut, kus ma räägin eraldi osmunditest. See on ka internetis üleval. Aga mida me oleme nagu juurde saanud nende rauapätside viilutamisega? Kui me võtame selle sama Power of Ironi selles osas ette, et kui palju selleks hetkeks oli meil teada selliseid nagu suuri nagu rauapätse, siis see seis oli suhteliselt nadi, et oli Kuusalust leitud selline kaubaraud, mis oli juba selliseks kerakujuliseks tehtud, aga see periood jääb praegu metalliotsijate eelsesse aega, et kui me nüüd võtame, mis seisus me oleme 20 aastat hiljem, siis me näeme, et Virumaalt tuleb välja väiksemate pätsidena, tuleb välja selliste peitleidudena. Varja ja A-küla on omavahel päris lähedal asuvad kohad, seal on terve selline nagu eraldi nagu nähtus Virumaal, et seal lihtsalt tulevad maa seest välja sellised üsna suured kaubaraua kamakad. Meil on Alulinna on veel sealsamas Varja ja nagu A lähedal, need kaks ümmargust. Siis Emajõe Suudmes, see koht, kuhu suubub Emajõgi Peipsi juures Praagalt, on välja tulnud siuksed pätsid ja nüüd Maalastist Põhja-Viljandimaalt on taoliselt tulnud. Mõnikord ja tahakski öelda, et see, et me teeme sellest esemest metallograafilise analüüsi on väga oluline, sest et lihtsalt nii-öelda nagu silma järgi võib neid olla päris keeruline üksteisest eristada. Sest et näiteks seesama Maalasti päts ja need olid omavahel nagu päris nägid päris sarnased välja, aga see neemi osutus metallograafilise analüüsi käigus hoopis malmiks. Et sellepärast ongi, et kui neid nagu pätse tuuakse ja peaks andma sellele mingi hinnangu, et mis asi see siis on, siis päris raske on öelda ainult välimuse põhjal. Kui seal on näha mingid, nüüd juba oskaks võib-olla natuke paremini näha, kui seal on näha gaasimulle, siis see on tõenäoliselt malm, mis on nagu jahtumisel siis sinna jäänud sisse. Aga mida võib siis öelda on see, et see nagu teadmine on detektoristide seas päris hästi levinud, et ka siukseid ilmetuid rauast pätse on mõistlik üle anda, need on väga hea infoallikas ja õnneks seda on järjest rohkem tehtud. Kui me vaatame sinna sisse, siis mida sealt seest leiab? Seal on siis
siin on näha mikrostruktuure suuremast pätsist, siin on näha mikrostruktuure ka väiksemast pätsist. Me leiame sealt sellist, kui me näeme sellist pilti, et on šlaki sees väiksed nagu rauatükid, see on nagu hea märk sellest, et tegemist on siis meil siin otsetaandamise teel toodetud rauaga, samamoodi nagu see need eksperimendi siis pildid olid. Teine päts oli päris puhas. See ristlõige nägi välja nagu ta oleks üsna nagu selline, vaatad, et ei olegi nagu šlaki sees. Kui väga lähedalt vaadata, siis ikkagi leiab need kohad ka ülesse, kus on šlak seal sees, aga tundub, et ta on päris korralikult nagu kokku taotud. Et siin on näha, et see šlak on nagu niimoodi nagu kokku pressitud ja neid nagu selliseid poore seal väga ei olnud. Eks keegi on nagu natukene vaeva näinud sellega. Viimasel ajal kõige avaldavam rauapäts tuli välja Sürgaverest. See rauapäts ise kaalub 3,4 kilogrammi ja ta on lõigatud kirvega sarnaselt nagu meie need rauatükid, mis ringi käisid. See jälg on seal üsna hästi näha, ilmselt samamoodi. Nad võtsid selle pätsi ahjust välja, nad ilmselt tagusid seda natukene nagu pealt nagu kompaktsemaks ja siis juba poolitasid nad. Ma arvan, et nad tegid selle sama pätsi 3-ks ja meil on üks osa sellest. Kui te korrutate selle numbri 3-ga, siis see näitab seda, et see kohalik rauasulatus võis olla päris hea saagikusega, kui sealt tuli korraga 10-kilone päts välja. Ja kuidas me teame, et see asi võiks olla kohalik, on see, et me tegime sellest analüüsi, sellest natuke hiljem. Ja mõnikord need rauakangid ei ole päris nagu siukse nagu kandilised ja alulinnast tuli välja üks, mida näeb välja nagu siuke pall. Täpselt ei tea, ei oska seda seletada, miks nad talle just palli kuju andsid, aga kui me sinna sisse vaatame, siis me näeme seal kõrge süsinikusisaldusega kohti, madalama süsinikusisaldusega kohti ja neid asju. See on siis nagu väga loomulik, et seal on natuke terast, enamus on võib-olla madala süsinikusisaldusega raud. Nii, see on see info, mida me saame teada siis, kui me vaatame seda rauda, aga on võimalik vaadata ka seda šlaki ennast. Ehk siis see sama raua kõrval ja erinevates pesades on selline hall ollus, mis on väga inforikas. Viimase poole aasta jooksul on toimunud siis minu projekti raames selline asi, mida võib nimetada Eesti šlaki või rauatootmise päritolu uuringuteks. Seda põhiliselt teeb selline inimene nagu Sander Jegorov, kes on magistri tudeng. Sellest saab tema magistritöö siuke kandev osa ja tema on teinud kõik selle raske töö ära. On lihvinud neid proove, teinud analüüse erinevate masinatega. Hästi palju proove saime Jüri Petsi käest. Suur tänu. Ma tituleerisin sind arheometallurgiks. Siis Marian Külaviir ja Peeter Somelar on siis Tartu Ülikooli geoloogid. Nemad aitasid meid skaneeriva elektronmikroskoobiga ja siis meil on mõned võõrlegionärid Thomas Birch Moeskaardi muuseumist ja Rasmus Andreasen, kes on siis Aarhusi ülikooli geokeemik. Kuidas me saame teada, mis selle šlaki sees on? Seda peab vaatama nagu kahe erineva instrumendiga. Kõigepealt me lähme siis näiteks Tartusse skaneeriva elektronmikroskoobi juurde, vaatame seal sees, otsime head šlakikohad üles. Need meil tegelikult olid juba varem teada, neid me näeme ka optilise mikroskoobiga ja me oleme need ära augustanud mikrokõvadusmõõtja jäljenditega. Siin näete siukseid püramiidi kujulisi märke. Kui see töö on tehtud ja meil on teada nende šlakkide siuke koostis niimoodi laias laastus, et palju seal on räni ja suuri neid makroelemente, siis me lendasime Taani.
käisime laboris, kus kõik kandsid krokse ja see on siis, võib nimetada Århusi ülikooli siis geokeemia laboriks. Seal nad teevad ka isotoopanalüüse, aga meie kasutasime siis uurimiseks laserablatsiooni. See on siis induktiivsidestatud massispektromeetriga. Ehk siis see on see masin, need proovid lähevad niisuguse hoidjaga sinna sisse ja see asi on siis laser, mis tulistab seda kindlat kohta, mida me tahame uurida ja siin on voolik, mis imeb kõik gaasid enda sisse ja annab meile pärast teada, milline see välja näeb. Ehk siis me pidime üles leidma kõik need samad kohad, mida me olime juba skaneeriva elektronmikroskoobiga uurinud ja siis me märgime ära need kohad, mida ta võiks laseriga lasta ja siis põhimõtteliselt see programm läheb käima ja siis tekivadki sellised jäljendid, ehk siis meie silme all see laser tulistab seda. Mida me teada saime? See on väga esialgne, selles mõttes, et me panime kogu info kõikide elementide kohta, mis me seal uurisime. Neid elemente oli seal 50 kaupa, ehk siis ta uurib, me saime teada nii niisuguseid suuremaid elemente kui ka mingeid väga väikese koostisega jälgelemente. Ja mida need erinevad värvid praegu siin tähistavad, on erinevatest Eesti piirkondadest võetud proovid ja siis siin on põhikomponendi analüüs, statistiline analüüs, mis siis paneb nad nagu ühte graafikusse ja mida me siin näeme? See on Saaremaa, Tõrise ja Tuiu, Tartu šlakid, Virumaa on kollane, Uugla on, mis on siis Läänemaa, on oranž, Põhja-Viljandimaa roheline. Et väga selline nagu oluline küsimus sai sellega vastatud, et kas Eesti šlakid on koostise poolest erinev? Vastus on jah. Miks see on hea? On see, et me saame laiendades seda nagu šlakiproovide arvu rauasootuskohtadest, meil on võimalik teada saada näiteks, kus on tehtud mitmed esemed, mis meil on olemas. Kui me tahame uurida ka võib-olla väga niisuguseid prestiižseid odaotsi, me saame vaadata, kas nad näiteks lähevad, kas Saaremaalt tehtud odaotsad lähevad kokku Saaremaa šlakkidega ja nii edasi. Ja üks siis näide, mida me näiteks seal nagu teada saime, on see, et kui me võtame ühe niisuguse mikropiirkonnana ette Põhja-Viljandimaa, siis näeme siin Olustvere ja Lõhavere linnus on näiteks siin. Navesti jõgi läheb siit. Ehk siis meil on olemas šlakk sellesama maalasti pätsi seest, sest et sa võid uurida ka esemeid. See šlakk, mis seal sees on, kui ta on seesama nagu rauasulatuse käigus sinna sisse jäänud šlakk ja mitte lihtsalt näiteks mingi räbusti, mis sinna on lisatud, siis ta on täpselt sama koostisega, mis see rauasulastuskohas on. Need pätsid ei sobitu kokku näiteks ühegi teadaoleva rauasulastuskohaga. Eks meil on veel vaja üles leida see koht, kus need maalasti pätsid on pärit. Ollepa nimelisest kohast Võhma lähedalt on välja tulnud üks selline asi, mis esmapilgul meenutas raua šlakki, aga kui see pooleks lõigata, ta on peaaegu terves ulatuses raud. Ma ei tea, kas nendel inimestel läks nagu segamini ja nad ei saanud aru, et seal sees on päriselt raud, sest et see nägi väga nagu kummaline välja, aga igal juhul on see sinna maha jäänud. See Võhma oma ei lähe sellega hästi kokku, see on nagu eraldi. Olustverest meil ühtegi suurt pätsi ei ole, küll aga meil on olemas sealt šlakki. See šlakk
tõenäoliselt see Olustvere šlakk on palju varasem ja ei pruugi üldse kokku minna meie rauasulatuse kõrgajaga. Aga see Sürgavere päts, see sobitus oma keemilise koostise ja just selle šlaki keemilise koostise poolest täpselt sinna selle nagu Olustvere šlakiga kokku. Ehk siis sellepärast me võime öelda, et see üsna muljetavaldav tükk rauda, mis kui ta oleks olnud terve päts ja mitte 1/3 sellest, võiks olla näiteks 10-kilone tükk. See on üsna suure tõenäosusega tehtud kuskil siinsamas, et me ei tea, võib-olla seesama siinsamas Sürgavere kandis on ka mingi rauasulatuskoht, mis annab üsna sarnase nagu keemilise koostise sellele. Aga sellist tööd me saame tegema hakata ja põhiliselt siis Sander hakkab selle asjaga tegelema ja täpsustama siis täpsemalt, kust mingid asjad, mis on need elemendid, mille järgi saab nagu täpsemaid neid gruppe teha. Oli küsimus? Kas seda muudab seda šlaki koostist või seda siis toormaterjal või see mingisugune kohalik tehnika või rauasulatusviis seal või mis seda täpselt? Meie kohalik rauasulatusviis on üldiselt olnud suhteliselt sarnane, ehk siis see viis, et otse taandamine maagist kohe saada see nagu käsne raud kätte, et selles osas tõenäoliselt meil erinevusi ei tule nagu Rooma rauaaegse ja ma ei tea, 12-13 sajandi tehnoloogia vahel. Aga võib-olla me saame seda ka täpsemalt teada, et need komponendid, mis sulle sinna sisse lähevad, on maak, süsi ja siis ilmselt ka sellest savist ja mingist muudest asjadest võib mingeid nagu elemente tulla, aga põhiliselt on see nagu see rauamaagi ja puusöe nagu nii-öelda nagu sisaldusega, mis sa saad sealt. Nagu see savi ka kindlasti mõjutab, aga kuna savi ei transporditud ka nagu sadade kilomeetrit taha, siis see savi tõenäoliselt on seal nagu suhteliselt sama. Need on veel väga esialgsed tulemused, ma ei julge öelda, et selles mõttes võib-olla hakkab tulevikus välja tulema mingid siuksed asjad, et 20 kilomeetri kaugusel, noh siinsamas ka tegelikult suhteliselt väiksed vahemaad on ja nad ei ole nagu samasugused. Üks küsimus veel. Kas nagu sarnast uurimustööd kuskil mujal Euroopas on tehtud või tehakse ka? Et ütleme, et hilisemal tulevikus kas meie raud on kuskil mujal läinud või saadagi aru, et kuule, et see on ütleme Stockholmi aladelt tulnud raud kuskil meile? Jah, see on selles mõttes tehakse, on Prantsuse uurimisgrupp, kes näiteks proovistas Jumalamaa kiriku ehitusrauda peale seda põlengut, vaatas neid ehitusetappe, kust on tulnud nagu see asi, aga meil on tegelikult sellesama Taanis elava briti Thomas Birchiga selline auahne plaan, et võiks tegelikult Läänemere ümbruse ära proovistada. Et selles mõttes meil võikski olla Taani, Rootsi, Norra, Poola, Balti riigid, Soome, Venemaad ka. Ja siis see on nagu pikk töö, võtab kaua aega, aga võib-olla kui saab nagu partnereid igalt poolt juurde ja kõik saavad natuke aidata omade nagu analüüsidega, siis see oleks selline asi, mida sa, noh, esiteks see oleks väga suure potentsiaaliga ja siis tuleksid välja ka need asjad, kas näiteks, kas meie Virumaa nagu see koostis on sarnane mingi kohaga kuskil Rootsis, et selles mõttes tekivad mingid asjad, et me ei saa nagu kindlalt öelda, et see on tehtud Virumaal või me saame öelda näiteks, et see on tehtud kas Virumaal või Rootsis ja siis me saame juba konteksti järgi öelda, mis on nagu tõenäolisem. Ja. Et kuule, kas sa seda arvad, et kui viimane jääb enamik see kvartalises hetkel, millest see raud välja leostab, raua hetkel või rauamaagi geneesil hetkel, geneesid, see on ju pärit ju Skandinaaviast algul lähtemata. Need on lihtsalt kas need kohaliku modifikatsioonid, mis siin meil luhjaküvides või kohalikus varasemates liivakivides tulevad juurde, mis võivad lisandid anda. Kas need on nii suured, et nüüd kogu seda algset Skandinaavia massi, mis on sealt tulnud, see mineraalne mass,
et seda nüüd nagu muuta oluliselt. Nii et siin on tegelikult võib-olla ka, no ma lihtsalt ja. Et selles mõttes ma nagu mingit lõplikku tõde ei saa öelda, et kui suured näiteks meil, noh praegu, kui me selle graafiku nagu esialgu sinna paika panime, siis näiteks see Virumaa värk oli suhteliselt nagu laiali igal pool. Et ta ei olnud nii nagu ilusti kuskil nagu servas, aga see võib olla ka selles, et me tegelikult ei eemaldanud seal osasid elemente, võib-olla mõned elemendid mõistlik sellest analüüsist välja visata ja jätta ainult mingid kindlad asjad. Aga ma ütleks, et ootame selle ära, kui Sander on selle töö kallal higistanud aasta ja natuke peale ja siis saab näha tegelikult, mis sellest välja koorub. Aga lihtsalt, mida ma tahan öelda, et need esialgsed tulemused, kui me need nagu graafikule panime, see oli, Thomas Birch on seda asja varem teinud, ta ütles, et ta ei ole kunagi näinud nii hästi eristuvat nagu neid piirkondi. Yeah. Ja mida tulevik toob, on see, et need rauapätsid peab lõpuks ära dateerima. Neid on juba välja tulnud nii palju ja me tegelikult ei tea, mis ajast nad pärit on. Et selles mõttes nagu me teame, et alates seal kuskil 11. sajandist ja edasi on kõvasti rauda sulatatud, see lõppes 14. sajandi lõpuks ära, et tõenäoliselt need suured pätsid pärinevad sealt, aga kui me oleme nad niikuinii juba ära proovistanud, siis on võimalik sealt seest võtta väiksed, kuidas öelda, viilud terast, seesama teras, seesama puusüsi, mida nad kasutasid sellel ajal, kui nad rauda sulatasid, seesama puusüsi on sinna terasesse andnud süsinikku, seda on võimalik radiosüsinikku dateerida, seda tehakse, maksab mingi 400 € tükk, aga teeme ära ja siis me saame täpsemalt teada, mis ajast see pärit on ja väga oluline on ka see, et meil on nüüd projektis alustanud tööd ajaloolane Mihkel Mäesalu, vaatab läbi kirjalikke allikaid, vaatab, mis on rauakaubanduse kohta teada ja veel omaette põnev küsimus on see, et hea küll, meil on umbes 2 sajandit mingid mehed maal nagu rauda tootnud ja meil on olnud mingi kohalik võim, kohalikud maahärrad ja meil ei ole praktiliselt üldse infot selle kohta, mis siis nagu täpselt toimus seal, kuidas oli nende omavaheline nagu suhtlus, kas ikkagi eestlased võisid näiteks ka rauas makse maksta, mingeid selliseid asju me ei tea üldse, aga mul tunne, et neid ei ole ka kirjalikest allikatest spetsiaalselt otsitud ja nüüd me teeme selle asja ära ja siis me võiks saada palju targemaks. Ja rauakaubanduse kohta siis olekski see põhi nagu huvi, et kas me leiame veel mingeid vihjeid selle kohta, miks see rauasulatus ära lõppes. Sest et ikkagi nagu tegemist oli kindlasti niisuguse elatusalaga, mis tootis rikkust inimestele, kes sellega tegelesid, et kas on see Rootsi raud, mis selle välja suretas, kas olid mingid probleemid toormega, häid maake hakkas väheks jääma või metsad maha raiutud või noh, igasuguseid nagu küsimusi on, aga kirjalikud allikad äkki annavad mingeid nagu vihjeid selle kohta täpsemaid. Ja põhiliselt siis kasutasin Jüri Peetsi raamatut ja Mauri Kiutsoo uurimistööd siis rauapätsidest. Ja lõpetame siis päevakajalise noodiga. Kui teil ei ole veel kohta Eesti riigikaitses, siis liituge näiteks Kaitseliiduga ja leidke endale see koht, et kui mingiks jamaks läheb, siis te teate, mis tegema peab. Jah.